hommikul minek. Jaa. Ja siis me sõitsimegi ligi 7000 kilomeetrit. Jah, 7000. Koos 3 inimest. Waze, Spotify, palju tanklapause ja üsna vähe privaatsust. Aga see oli rohkem kui vaid reis. See oli meie vahepeatus, elu keskel, vahepeal, koos. Lorette de Mar, minu esimese rattalaagri koht. Koht, kust ilmselt sai alguse minu armastus rattasõidu vastu. Aga seekord õppisin ma andma hoopis midagi muud kui füüsiline pingutus. Õppisin andma aega, ruumi, kuulamist. Kas Tennil on selle paigaga side? Üllatavalt tugev kusjuures. Viimati oli ta siin 9 aastat tagasi, veel täitsa lapsena. Ja nüüd, teismelisena, tahtis ta minna tagasi neisse samadesse kohtadesse. Ta mäletas üllatavalt palju. Mingeid kohti, tänavaid, vaateid, aga paljudel neist oli nüüd uus tähendus. Kunagi meeldisid talle need värvilised, natuke kirevad täkipoed. Nüüd ta vaatas neid, muigas ja ütles, ma ei saa aru, miks need mulle meeldisid. Ja see oli tähelepanuväärne hetk, näha, kuidas lapsest saab noor täiskasvanu ja kuidas mälestused, mis kunagi olid lihtsad, muutuvad mitmetasandiliseks. Lugesin hiljuti ühte Artur Bruksi mõtet. Lihtsustatuna ütles ta midagi sellist. Õnnelik inimene kulutab raha ajale ja inimestele, mitte asjadele. Ja seda me ka tegime. Ning saime vastu midagi, mida ei saa osta. Usaldust, aega iseendaga, üksteisega, ühendust. Esimest korda elus ei muretsenud ma raha pärast. Rahamure on minuga kaasas käinud sellest ajast, kui mäletan. Nii siis, kui on vahendeid ning ka siis, kui kontol vaatas vastu 0. Alati oleme hakkama saanud. Saame ka seekord. Ning muretsemine ei ole meetod ega lahendus. Üle pika aja tundsin, et ma ei pea olema kellelegi kasulik. Ma võin lihtsalt olla, abikaasa, isa, lihtsalt kohal. Sageli ongi kõige parem hetk see, kui ei juhtu midagi, lihtsalt vaikus. Ja see vaikus rääkis rohkem kui ükski vestlus või sisutühi small talk. Tagasitee on alati keerulisem. Aga see oli ka sügavam. Olime väsinud, me rääkisime vähem, aga rääkisime olulisest. Me ei tulnud tagasi samade inimestena. Sellised reisid ja matkad on alati olnud meid muutvad. Ja rutiinimurdjad tean omast käest.
ja see ongi hea. Sest edukas ja õnnelik olemiseks ei ole vaja vallutada mägesid. Piisab, kui lihtsalt oled kellegi kõrval, vahepeal, koos.